No vot, ja siis mina siin puudega inimene ja kui ma mõtlen lepa peale, siis temal on vaja mingisugune 10 ruutmeetrit, et kõik eluks fun ja toit ja kõik vesi ja kõik asjad oleks olemas, kodu. Ja ta ei käigi kuskil mujal, on ju. Põmm, 10 ruutmeetrit, 20 võib-olla ja kasvab. Ja meie siis tellime Hiinast kuni Ameerikani enda eluks vajalikke kaupu, lajutame ja ei saa kuidagi hakkama nagu ühe koha peal. Et olen ikkagi jällegi kehvik, täitsa nagu alaarenenud. Teised liigid saavad toimida väga väiksel alal, suudavad teha megaägedat koostööd ja luua kõik eluks vajalikku lõbustusest kuni vee ja toiduni, valguseni, ravimiteni koha peal ise, on ju. Ja meie siis askeldame, künname meeletut põlde üles ja tarneahelad ja kaubandusvõrgud ja laod ja kütus ja ostame ja põletame ja kuidagi nibin-nabin saame hakkama, ikka ei ole rahul. Ja nemad on jumala rahul. Noh, kütet tuleb ilusti. Vähemalt nii palju saan hakkama, et ise teen kütte. Saan jõusaali, saan liikumise, trennid, asjad. Ei pea minema jõuksi sealset elektrit, vett ja ehitust, kõike seda infrat kasutama. Et saan siin kätte natuke. Samas lepikus on kuku pikali, kui äge siin on. Või tihe võsa. Näed siukene. Ja siin siin on vana kaevukoht. Siin on olnud talukoht ja siin madalas lepalontsikus on vana vooderdatud kaevuauk veel näha. Vesi on kusjuures üsna selge. Krabil on 2 sõrga ja kui üks ära murdub, siis kasvab uus, aga keldris tagavaraks ei ole mingit ladu, et siis on nagu jõukas krabi. Krabil on lihtsalt sõrg kasvab suuremaks ja võimsamaks. Ja kui ära tuleb, siis saab teise sõra asemele panna. Hopadi, kevad, uus aasta looduses ja mõtlesin siia iga aasta, kui ma puid teen ja üleüldse, kui ma looduses käin, siis ma ikka aeg-ajalt mõtlen, et kuidas siin kõik see loodus toimib ja kuidas mina toimin ja kas siin on nagu mingisugust nagu sarnasust. Aga jaa, head uut aastat, kevad, kõik hakkab uuele ringile minema, varud on ära tarbitud ja on aeg uusi tootma hakata. Nii et päris uus aasta hakkab. Aga kuidas nagu inimene head uut aastat, kui ta soovib, mis ta sellega mõtleb, minu arust ikkagi see, et mida rohkem süsinikku CO2 tema õhku paiskan, seda edukam on aasta olnud, on ju. Suuremad reisid, rohkem reise, rohkem asju, rohkem sõitmist ja nii edasi, et see siis on selline energia, mida rohkem suudame energiat toota, seda edukam on aasta olnud riikide mõttes ja mida rohkem ära tarbitakse energiat, seda rohkem on majandus arenenud. Et selline mudel. Kui ma võrdlen nüüd seda sama lepikut, kus ma siin puid teen, et üleüldse loodust, et siis mulle tundub, et loodust determineerib hea uue aasta pigem selle järgi, kui palju hapnikku on suudetud toota kõigile sellele maale
ja kui palju elurikkust enda ümber on suudetud suurendada. Et see on minu arust sellise looduse hea uue aasta näitaja. Sarnasus on meil selles, et mõlemad me püüame rohkem energiat toota ja tarbida, aga erinevus on selles, et selle väljundina üks rikastab kogu ilma enda ümber, püüab ehk loodus, ja inimene pigem siis ikkagi vaesestab seda oma tegevusega. Aga positiivse poole pealt mõtlen, et ega loomariigis ei ole hapnikutootjad niikuinii, et sellega me ei saa nagu kuidagi ennast pahasti tunda, et nii on loodud. Küll aga me saame kaasa lüüa selles elurikkuse edendamises ja hoidmises ja võib-olla siis võimalikult nullenergia poole, mida me ka püüame. Püüame ühest otsast, aga teisest otsast iga aasta toodame rohkem energiat ja kasutame ka nagu käärid. Aga meil on olnud tegelikult siin veel 100 aastat tagasi, kui Eestimaa oli täis puisniite, puiskarjamaid. Need olid väga sellised elurikkad kooslused, väga elurikkad pinnad veel Eestis. Et see oli reaalne olukord, kus inimene selle niidu hooldamisega, kas läbi kariloomade või niitmisega, siis lõi ideaalsed tingimused elurikkuseks. Et üle 80 liigi ruutmeetril, kui ma õieti mäletan, on väga-väga suurepärane tulemus ja saavutati siis tänu sellele, et niideti korra aastas või karjatati, et puud jäid heinamaale kasvama ikkagi puistuna väiksena, mis pakkus siis sellist variatiivset, varjulist, niiskemat elukeskkonda ja kõik see mükoriisa lisaks puidu varis ja kõik selline, täpselt ei teagi, on ju linnud, kindlasti seal on putukaid rohkem kohe, on ju, kui on puud ka mängus, et ta ei ole monokultuurne ja nii edasi, et me oleme täitsa olnud tublid sellised elurikkuse loojad. Hopadi ja mõtled, mina siin teen puid, et sooja saada talvel, aga nemad lihtsalt kasvavad ja polegi külm neil. Siis mulda toodavad lepad kõvasti lämmastikku, mis on toitaine kõiksugustele teistele tegelastele koos mikroobide ja sihukeste pesakestega juurte küljes, nitraaditehas. 0, 3 on see, et lepp kasvab minust pikemaks. Ma olen 2 meetrit peaaegu saabastega, ikka ta on pikem. Lepp küll minust vanemaks ilmselt ei ela, pigem samba kanti heades tingimustes soojas keskküttega korteris. Küll aga kaalub must rohkem. Võtame 3-0. Kui me üldse puud võtame, siis muidugi sealt ranniku sekvoiad või kas või männi, siis seal võib juba eluiga 1000 aastani mõnel tüübil minna, tammel näiteks. Ja mul on vastu panna, ma ei tea, 100 on väga hea tulemus, on ju. Aga alla jään kõvasti. Mis veel see lõbus lepik siin ja puud ja mets üldse meeletud koostööd suudavad teha ja elurikkust ma pigem ei suuda luua rohkem enda ümber, pigem ma kasutan seda ära enda kasuks. 5-0. Võtame siit need samblikud, see rihmsamblik ja lõhnav samblik ja mis siin koorikud ja need tüübid on ju eriti professionaalid, nagu seenkeha ja vetikas koos elavad, nagu seen on nagu elamu või siuke majapidamine ja vetikas on nagu ahi või toidusahver, mis lihtsalt fotosünteesi abil hoiab oma majapidamist elujõulise ja tugevana. Selline koostöö samblik, kes kõigis siis osadel koos vetikatega, osadel koos bakteritega, aga mitte midagi pole sisse toodud, ostetud nende samuste konteineritega maailma otsast või gaasijuhtmetega. Kõik käib koha peal, millal me sinna jõuame. Päike, tuul ja vihm ja majapidamine toimib. Mingi vetikas on kuskil nurgas ja siis mõnus selline ideaalne kasvukeha majapidamisena, majana, seenkehana ja kõik toimib perpetuum mobile. 6-0. Siin minu jalge all praegu on 7-0 või rohkem veel. See puud ja mükoriisa ehk seened
jälle teevad koostööd, täiesti fantastilist koostööd, kus puud fotosünteesivad, saavad süsinikusuhkruid, annavad seda juurestikus oleva seentele ja see seente mükoriisa tõmbab aga vett ja mineraale, annab puule ka. Milline koostöö? 7-0. 8-0 tuleb näiteks siit, kui hästi mina oskan enda manti, mis ma olen kunagi ostnud ja tahan ära visata, ümber käidelda. Ei tule väga hästi välja, seened korjavad kogu metsaaluse puhtaks ja ma ei peagi üle pea maha langenud okstes käima, vaid kõik muudetakse mullaks seente ja bakterite abil. Arenguruumi on. Aga töö käib. Võib-olla laupäevaks olen juba järgi võtnud. Ma olen ka ühel vanal täiskasvanud puisniidul ja kui ma nüüd ühe inimpõlve siin niidaksin puistu all leina või karjataksin loomi, siis võib juhtuda, et juhtub seesama imelugu tagasi, et ühel ruutmeetril on 80 erinevat liiki ja elu õitseb. Nii et võib-olla peaks taastama ühe puisniidu oma elu jooksul. Oleks tore panus. Ja siis võib-olla veel mesilinde ka pidama. Ja sest mesilased ju tolmendavad ja tolmendajaid on meil hirmsasti puudu juba ju maailma peal. Nii et veel on üks võimalus. Saaksime oma lihaloomad ja heinad ja mett ka moka peale ja olemas.